Auväärt esimees, kolleegid. Mina räägin ikka haridusest. Hariduse õpetajate palgatõus on tänasel päeval ikka küsimärgi all. Tähendab, küsimärgi all on see, et kellel tõstetakse palka, kes on õpetaja. On tehtud väga palju arupärimisi ja saadud väga palju nullvastuseid või vastuseid metsa, et õpetaja on defineerimata, õpetajate arengu jada on defineerimata, karjääriredel on defineerimata, ametijärgud on kaotatud, aga karjääriredelit ei ole. Räägitakse, et õpetajate palk tuleb sealt, et investeeringu realt võetakse raha ära. Tähendab, et remondi alt, et jooksev remont, mis niigi oli kohutavalt väike, võetakse koolilt ära. Palgafondi maht on ikka veel -3% üldmahust. Siis räägitakse sellest, et eraharidus tuleb finantseerimistabelist välja võtta, aga sealt tuleb maksimaalselt õpetajate palk 1,2%, et rahvale arusaadav oleks 1,2% 900 on 9,80 €. Tähendab, et kas see raha üldse väärib seda, et üksteisel päid lõhki lüüa? Absoluutselt arusaamatu asi. Nii et tänase seisuga, täna on 23. november, et tänase seisuga ei ole järgmise aasta riigieelarves paigas ei 1. jaanuarist õpetajate palk, munitsipaalkooli õpetajate palk, 1. jaanuarist ei ole paigas, mis saab erakoolidest, 1. jaanuarist ei ole paigas, mis saab lasteaiaõpetajatest, kuigi Pevkur ütles, Holsmer ütles seda, et lasteaiaõpetajate palk pole järgmise aasta eelarvesse üldse planeeritud, nii et me ei tea, mis saab. Me teame seda, et me peame võitlema, me teame seda, et me peame võitlema tuuleveskitega ja me peame kuidagimoodi sellega hakkama saama. Aga me saame sellega hakkama. Nagu härra Helm ütles, me oleme jonnakas rahvas, me ei jäta järgi. Ja tähendab, mis siis, et ma olen 100 arupärimist esitanud, ma esitan ka 101, kui vaja, nende samade asjade kohta. Ja kokkuvõtteks ma tahaks öelda seda, et eilset Aktuaalset Kaamerat vaadates ma naersin täiest kõrist laginal, et Eesti suurim kaubamärk ehk lennujaam hakkab pikendama maandumisrada, hakkab laiendama oma maja, hakkab tegema muid investeeringuid ja kõike seda just riigi poolt saadud süstist 40+ miljoni euroga. Hurraa, elagu vaba Eesti, tere tulemast lollide maale, kui Buratino elus oleks.